Täna on saates mees, kellele arst ütles, mees, kus sa siiamaani olid? Kas su naine ei armasta sind? Tere tulemast vaatama Meistri töökoja saadet ja täna mul on eriliselt hea meel tervitada stuudios Hannest. Tere, Hannes. Tere, Vaino. Mäletan sind aastate tagant Vikipalu laagrist. Mäletad neid aegu veel? Väga hästi mäletan. Ühed rõõmsamad hetked minu elus. Mida sa mäletad nendest aegadest veel? Ma mäletan, et ma sattusin tegelikult väga juhuslikult sinna laagrisse. Õde kutsus mind kaasa. Ma olin suhteliselt kurvameelne kodus ja õde küsis, et äkki sa tahad tulla laagrisse. Ja siis ma olin 12-aastane ja tegin sellise otsuse, et ma tulen. Isegi ilma telgita läksin, aga leidsin ka seal ühe nurga ja ühe uue sõbra endale. Nii et... Need laagrid toimusid Vikipalus, mis on Kehrast siis mõne kilomeetri kaugusel, et mitte väga kaugel seal ja võib-olla noorematele televaatajatele peaks ütlema seda, et need olid ajad, kus tegelikult noorte laagreid teha ei tohtinud ja need olid sellised sala ja metsas tehtud laagrid. Aga sellest ajast on juba nüüd palju aega mööda läinud ja räägi palun oma perest täna. Mul on 5 last, 4 tütart ja poeg. Kõige noorem tütar ei ole täisealine, aga teised on juba täisealised. Ja kõik on tänu sellele, et otsustasin ühel hetkel endale valida abikaasa, Merikese. Ja siis ehitada oma tulevik üles koos temaga. Ja isegi tegelikult mõtlesin kunagi, kui valida abikaasat, kuidas ma seda teen. Ja kogudustes nagu ikka on, siis tüdrukuid on palju ja siis valikut teha on küllaltki raske. Palusin Jumalat, et Jumal, milline oleks sinu soovitus ja tundsin, et Jumal ütles, et see võiks olla Merike. Võtsin aega mõtlemiseks vähemalt 5 aastat ja siis küsisin ta käest ja siis sidusime oma elu ja oleme pere ehitanud. Tõsi Eesti mees, mõtlesid 5 aastat ikka järgi selle, et ega seda otsust ei saa nii uisapeesa teha. Väga tubli. Ja. Siin on üks teie pulmapilt. Mis aastal see oli teil? See oli aasta 1998 ja see pulmapilt on tehtud Oleviste kirikus. Nii et laulatus meil toimus Olevistes. Ja... Sa oled läbi aastat teeninud kaasa ka Kehra koguduses ja oled täna juhatuse esimees. Täna ma olen juhatuse liige, aga olen koguduse diakon nüüd. Ja siis juhatuse esimees olen olnud küll mitu perioodi, et kõige esimesena valiti mind juhatusse, kui olin 22-aastane. Sellel ajal oli ikka tavaks, et sellised elukogenumad mehed olid, aga kogudus võttis riski, valis siis ühe noorema mehe sinna juhatusse ja ma arvan, et ma olen väga tänulik nendele vendadele, kes selle otsuse tegid, et ma sain nagu seda koguduse elu varakult nagu näha, kuidas see käib ja mis otsuseid tehakse, kuidas otsuseid langetatakse, millest täna võib öelda on väga palju kasu. Sa oled hästi pikalt, hästi ustavalt teeninud ja sa oled näinud erinevate pastorite teenimist ka. Ja vahel on nii, et kui sa väga pikalt teenid, siis sa jääd kuidagi kinni või seal kuidagi tunned, et sa oled nagu liiga oluline või ülioluline sellest kõigest protsessist. Ja mulle vahel meeldib öelda nendele inimestele, iseendale ka, et kui tundub, et ilma minuta nagu enam ei saa. Et Jumala riik on siin maa peal püsinud üle 2000 aasta. Enamus aega on ta püsinud ilma meieta ja saanud suurepäraselt hakkama. Nii et meil kellelgi ei ole tegelikult põhjust öelda, et me oleme asendamatud. Küll aga on meil suur eesõigus just tänases ajahetkes teenida kaasa. Kui sa vaatad tänast kogudust ja sa oled näinud nüüd nagu erinevatel aegadel, millises staadiumis kogudus täna on? Korraks sinu sõnade juurde tagasi tulles ma mäletan, kui Ingmar Kurk tuli meile pastoriks, siis oli Heldur Tooming oli päris pikalt teeninud ja ta oli väga tubli pastor, aga ta otsustas, et ta tahab panna ameti maha ja siis tuli Ingmar ja ma mäletan, Ingmar rääkis, et pastor võib teenida 5 aastat ja siis ta peab edasi andma. Ma mõtlesin, et mis jutt see nüüd on, et kuidas sa siis niimoodi. Aga nüüd juba natuke elukogenuma ma näen, et selles oli päris tõetera oli sees, et Ingmar ütles, et inimene ammendab ennast, peab andma teistele võimaluse.
Hetkel meil koguduses, Kehra koguduses üldse pastorit ei ole juba üle aasta ja natuke kogudus oli isegi hirmunud selle väljavaate ees, aga vaadates tagasi sellele aastale, siis mitte ma ei ütle, et pastorit vaja ei ole koguduses, pastorit on vaja, aga koguduse elu on läinud kuidagi elavamaks. Et mitmed, kes olid kõrval, on liitunud sellega tööga ja vähemalt Kehra koguduses läheb elu praegult läheb hästi. Erialaliselt oled sa aednik, iluaianduse inimene. Kuidas täpsemalt tuleks öelda su kohta? Kooli lõpetasin Jäneda siis Sofoos tehnikum, pärast oli siis õppenõuandekeskus, lõpetasin siis eriala oli haljastustehnik. Ehk siis natuke traktorit ja natuke seal iluaiandust ja siis maastikukujundust. Et siis on aiandus ja iluaiandus ja tehnika, kõik selline asi. Sinu pilte ka, kus sa kujundad Tallinna linnas üsna palju haljasalasid, et ja. Me oleme stuudiosse kaasa võtnud ühe õunapuu oksa. Ja. Ma saan aru, et Piibel ütleb ka, et iga oksa, mis mu küljes vilja ei kanna, ta kõigepealt puhastab ja kui vilja ei kanna, siis lõigatakse ta ära. Ja. Siin on üks õunapuu oks. Mul on kodus ka õunapud ja ma iga kord olen hirmus hädas sellega, et kuidas peaks õunapud lõikama. Sul on kaasas käärid, sul on kaasas oks ja sa oled valmis täna lühidalt näitama, kuidas sa õigesti peaks lõikama. No, mul on siin saag, selline lihtne saag. Seda me täna ei kasuta, aga selline hea panna tasku, ei tee tasku sul katki, ei vigasta ennast. Siis on 2 käärid. Kasutan täna neid kääre, mul meeldivad, kuigi mul on olemas ka nüüd elektrilised käärid, millega siis, mis lõikavad sinu eest juba isegi. Kõige olulisem lõikuse juures on see, et see peab olema puhas lõige. Ma teen siin ühe lõike ka teile, siis näete, et see servad ei tohi olla karvased, siis ta armistub kiiresti. No see ei ole võib-olla kõige puhtam lõige, aga siiski selline, seda oksa otsa vaadata. Üsna puhas. Oksa otsa vaadata, siis see armistub nagu kiiremini. No kui seda oksa vaadata, siin on päris palju õiepungi. See on siis õunapuu oks ja viljapuu oks. No miks viljapuu vilja ei taha kanda? On siis mitu põhjust, kas tal ei ole piisavalt toitaineid või siis oksad jäävad varju. Ja siin siis tuleb aednik appi, et viljapuu kannaks vilja. Ja näiteks, siin on selline oks on, jah, see on päris hea näide on. Näiteks siin on kahvelaru selline, see ei ole nüüd kõige hullem kahvelaru, aga kui siia oksa otsa tuleb palju vilja, siis ta murrab selle oksa ise loodusest küljest ära. Aga aednik võib siis lõigata seda oksa näiteks lühemaks, et vähendada koormust. No siit lõikame oksa ära. No see ei taha hästi tulla. Niimoodi. Ja selle oksa lõikame siit ka ära. No näete, nüüd on juba oks on palju kergem. Siit enam sellist rebendit ei tule. No teine põhjus, mis võib siis olla, võtame vahelduseks teise oksa siis, on see, kui siin on isegi näha natuke siin. Üks oksa ots on ära kuivanud, kui ei saa valgust. Et Piiblis räägitakse ka pimedusest vahest päris palju. Kui õunapuu oksad jäävad varju pimedasse, siis nad kuivavad ära. Ei anna vilja. Ja need oksad siis, loogiline on see, et tuleb kuivad oksad ära lõigata, aga teine on ka see, et tuleb lõigata siis neid oksi, mis varjavad seda valgust, tuleb lõigata ära. Näiteks lõikame siit natuke lühemaks selle. Juba see õunapuu on natuke teistmoodi näeb välja. Ja siis on oksad, mis kasvavad risti, lõigatakse ära. Õõruvad 11 katki. Just. Mis on kuivanud, haiged. Nüüd lõigatakse ära. Lõigatakse ära. See ikka selleks, et paremini vilja kanda. Jah, täpselt nii. Aitäh sulle selle lühikoolituse eest. Ma saan kodus oma õunapuu nüüd ilusaks teha. Sinu elus oli aastal 2000
2020. Hetk, mis muutis kõik. Tagantjärgi vaadates võime öelda, et see oli selline puhastamise hetk, kus sind puhastati, Ja. sinu pere, sinu lähedasi korralikult. Räägi, mis juhtus aastal 2020? See natuke see võib-olla hakkas varem see pihta, et ütleme siis tervisemured tulid mul kallal, olid juba natuke parem seal, mida vanemaks inimene saab, seda rohkem tervisemured hakkavad, eestlased ju soovivad tervist. Ja see on väga oluline ja minu jaokski see on oluline ja siis tuli välja, et siis olin käinud siis arstil kontrollimas hemoroide ja 5 aastat ennem seda ja siis naine ikkagi aeg-ajalt tuletas mulle meelde, et kuule, et tuleks teha peite veretest. Ja siis ma ütlesin, et mul pole vaja seda teha, et ma näen seda ise potis, kui ma käin siis WC-s. Ja siis otsustasin, et ikkagi tuleks käia arstil ära. Ja käisin siis, võtsin eraarsti, perearst ütles, et mine eraarstile, siis läksin eraarstile ja siis avastati mul siis kasvaja. Öeldi algul, et loodame, et see on healoomuline, aga siis tuli välja, et see on ikkagi pahaloomuline. Ja siis hakkas minu jaoks selline keeruline periood elus pihta, mis siis kestis seal umbes aasta või 1,5 aastat see. Et helistasin mõnele sõbrale, koguduste liidu juhile ja siis naaberkogudustele ja piirkonna juhile ütlesin selle loo, rääkisin ära ja Keila koguduse pastor, kes oli meie piirkonna juht, Gunnar Mägi ütles mulle kohe ära esimese kõne peale, et pane oma majalisi asjad valmis. See tõi mind nagu kohe nagu lõi klaariks, et pikka nalja ei ole. Et mul on siin kaasas mingisugune ports pabereid ja siis vaatasin, siin oli mul Põhja-Eesti regionaalhaigla paber on, siin on kirjas, et kliiniline staadium 3 on kirjas näiteks. Ja täna hommikul just vaatasin seda veel. Ja siis on selline diagnoos kartsinoom. Et ma mäletan, kui ma olin seal selles kolonoskoopias ja siis kompuutri ekraanilt siis arstid vaatasid seda kasvajat minu organismis, siis ma vaatasin seda ja palvetasin sel samal ajal ja siis tundsin nagu, et see on siis see minu vastane või saatan on siis kätetöö, mis tahab minult elu ära võtta ja viia mind siis hauda. Ja siis ma teadsin kohe, et ma pean tegelikult siis Jumala ees ennast alandama. Ja siis alguses tundus mul elujõudu veel piisavalt olema, aga mõne kuu möödudes siis tekkisid suuremad valud ja verejooksud ja see asi võttis nagu keerulise perioodi, et kui ma siis naisega koos siis Tallinnas käisime eestpalvetel nii Olevistes, Eelimi koguduses ja veel mitmes kohas, siis pidin juba palaviku tablettide toel ja valuvaigistite toel seal käima ja oli tõesti keeruline oli see periood seal. See, et sa täna siin seisad, ütleb seda, et sa said terveks. Ja. Sellel hetkel, mida sa nüüd praegu kirjeldasid, kas sa teadsid iga ihukarvaga, et Jumal teeb su terveks? Räägi, mida sa tundsid? Kui suur oli su usk sellel hetkel? Ma mäletan, et Tallinnas on see Toompea kogudus on ja siis kunagi mind paluti, et ma aitaks kivid seal ümber maha panna ja siis minu arust siis oli juba surnud see Allan Laur ja kui minul see diagnoos tuli, siis minul jaoks oli küsimus, et Jumal, miks sa peaks mind säästma, kui sa Allan Lauri ei säästnud? Ja siis, kui me tegime seal seda kivi panime, siis pärast oli see avamine ja siis ma mäletan, et ma nägin Rael Laur istus seal ja siis mul oli nagu kahju tast, vaatasin ta peale ja siis tundsin, kuidas Jumala vaim ütles mulle 21 päeva. Ütlesin, mida see huvitav tähendab. Sõitsin koju ja tuli mulle siis e-mail, et Raelil on avastatud maksakasvaja. Ja
21 päeva pärast oli läinud. Ja minu jaoks oli küsimus, Jumal, miks sa mind peaks säästma? Mul ei olnud mingit garantiid, et Jumal mind peaks säästma, aga mul oli oma lastest, me nägime pilti siin, lastest hakkas nii kahju, mõtlesin, et kas tõesti, mul oli siis tütar 8-aastane, et kas nad tõesti peaksid ilma isata kasvama. Jah, ma panin ennast valmis ja ma otsustasin, et ma proovin ennast alandada nii palju, kui ma saan Jumala ees, paluda andeks, kellele ma olen midagi halba teinud, klaarida ära asjad, mis ma tundus, et ma jõuan klaarida ja mis ma olen lubanud. Et ma eeldasin, et mul 2 aastat on äkki aega, et siis ma proovisin nagu otsad kokku tõmmata. Garantiid mul ei olnud mingisugust, aga ma teadsin, et Jumal teeb terveks. Sest ma isegi oma naise peal olen näinud, kuidas tal oli üks selline mingi nagu soola kogum oli käe peale. Me käisime eestpalvel ja pärast palvet seda ei olnud enam. Ma olen oma silmaga näinud, et Jumal teeb. Need kogemus sul oli tervenemisest? Jah. Aga kuidas edasi liikusid sellest? Mul sellist tervenemist ei olnud, et niimoodi nagu mu naisel oli, aga ma pidin siis läbi käima selle sama Põhja-Eesti regionaalhaigla kiiritusravi ja siis ka sõin mingeid väga hulle tablette, 200 tükki, mille tulemusel ma kaotasin kuskil 20 kilogrammi oma kehamassist ja siis haiguse lõpus siis ma sain ka selle 100% tervise töövõimetus siis tõendi, et olin 100% kaotanud töövõime. Aasta aega olin siis 100% töövõimetud. Ja siis märtsikuus pärast ravi mul pidi siis toimuma novembris hakkas, märtsis siis pidi toimuma operatsioon, kus siis mulle pannakse kõhu peale 2 kotti. Võid siis ette kujutada, mida see tähendab, aga ma sain aru, et kui ma elada tahan, siis ma pean sellega leppima. Aga kui siis läksin pärast neid ravisi ja palvetamist, väga palju palvetamist ja siis ikkagi panin oma lootuse Jumala peale. Ja kui ma siis need uuringud läbi käisin, siis ütles arst mulle sellised kuldsed sõnad, et teie juures on ravi imehästi mõjunud. Kui ta ennem ütles mulle, et kus te varem olite, et kas teie naine teid ei armasta, mis te sellega mõtlete? No mis te nii kaua ootasite? Mitmed sõbrad, kellega ma siis olen, kes on ka seda muret kurtnud, et mingi verd vahest potis näevad, ma ütlesin, minge kohe, tahate elada, minge kohe arsti juurde. Ja selle üks huvitav fakt veel ennem seda, kui sa siin haiglasse läksid, sa panid Tallinnas Raekoja platsile kuuse püsti. Ja. Selle pildi me ka kohe näeme siia. Räägi sellest hetkest ka veidi. Tegelikult oli niimoodi, et mul pidi siis kiirituse ravi algama ja keemiaravi ja siis arst pani seda kuupäeva paika ja ma vaatan, et ma pidin selle Raekoja kuuse siis püsti panema ja siis vaatasin, et kuidagi jookseb see asi omavahel kokku ja küsisin arsti käest siis, et kas saaks edasi lükata natuke seda ravi. Arst siis vaat, no eks ikka saab. Ise mõtlesin, et no on ikka rumal küsimus, et tahad ellu jääda, siis lükkaks seda ravi nagu edasi on. Ja siis tegime selle töö ära ja siis üks partner, kellega me koos teeme, siis kutsusin ta seal kõrvale, ütlesin, et tead, et mul on siuke lugu sulle, et tead, see võib jääda mul viimaseks korraks. Mis juttu sa ajad nüüd? Tead, et mul avastati vähk, et ma ei tea, kuidas see asi läheb, aga täiesti võib juhtuda, et ongi viimane kord. Sest ma mäletan, et ma võtsin jälle tabletid sisse, et palavikku natuke maha kruttida ja siis ronisin siis sinna kuuse otsa, nagu te näete, seal kraana küljes on trossid, eks ju, paned need tropid ja need asjad, kuidas käivad. Ma ei teagi, palju ma need kuuski olen Tallinnas pannud, aga ma kardan, et juba võib-olla hakkab 100 liginema. Et ikkagi nagu selline kogemus on olemas ja tegime selle töö ära ja olen veelgi pannud neid kuuski nüüd. Jumala abiga oled sa neid veel pannud ja me usume tõesti, et sa paned neid veel pikalt, sest Jumal sekkus sellesse protsessi. Sa ütlesid, et sinu elus ei toimunud sa sellise ühe hetke tervenemisega, vaid sa allusid ka arstide ravile. Ja. Mida sa täna ütled? Mõni inimene võtab seda nii, et kui ta paneb usu Jumala peale, ta loobub kõigest muust. Mida sa oma kogemuse pealt ütled? Tegelikult ma rääkisin 2 pastoriga, kes olid selle sama haiguse läbi käinud. Üks oli Paide koguduse pastor ja teine oli siis Eenok Palm, meie koguduse pastor ja Paide koguduse pastor ütles mulle nii, et
tal oli koguduses, siis temal oli haigusi ühel naisel. Ja ta ütles, et see naine ütles, et tema ei lähe arsti juurde, et tema palvetab. Aga mina otsustasin, et ma lähen. Ja ütles, et tead, 2 aastat on möödas, või oli see rohkem. Ütles, et see naine on maetud ja mina olen elus. Et mine igal juhul arsti juurde ka. Ja siis minu jaoks otsus oli juba ennem langetatud, aga see natuke julgustas mind, et tegelikult ikkagi kas või selle diagnoosi pärast on vaja teada, mis asi sul kallal on. Sa pead ju teada saama, mis asi on, mille pärast sa saad palvetada. Et siis selline nõuanne oli ja ma nagu arvan, et see oli õige otsus. Ehk Jumal on andnud ka arstidele tarkuse meid ravida, aga samas me anname kõik aru sellest, et arstiteaduse piir lõpeb ühel hetkel, aga Jumal seal ei peata. No lisaks sellele, et kui ma ei oleks seda ravi teinud läbi, siis ma ei teaks, mida see tähendab. Et ma olen ka nende teiste haigetega kokku puutunud praegult päris paljudega ja ma tean, mida tähendab kiiritus, mida tähendab 25 doosi. Ma olen kohtunud ühe naisega, kes on saanud 38 doosi. Ma ei tea, mis nagu see... No ütleme, see on väga raske on saada neid. Ravi on raske, aga ma tean, mis see tähendab. Mina olen Jumalale tänulik, et ma ei ole pidanud sellega kokku puutuma. Ütle paari lausega, mis olukorras sa sellel hetkel oled, kui sa saad sellise hulga doose? Kirjelda oma olukorda. Füüsiliselt on see raske ja sa tead, et sa pead selle ära tegema, ära kannatama. Jõudu ei ole, jõudu jääb iga päevaga väheks, isegi palvetada isegi on juba raske, sa oled nii füüsiliselt nõrk ja piibli lugemisest rääkimata, et silma nägemine halveneb, jõudu ei ole, vägisi sööd, et sa üldse elus püsiks. Väga raske on füüsiliselt, jah. Aga kuidas su sõbrad ja lähedased suhtusid sellel hetkel? Ma usun, et me kuidagi muutume nagu kohmetuks, me ei tea, mida teha sellel hetkel. Kui sa nüüd tagasi vaatad, kuidas sa oleks soovinud, et sinusse oleks suhtutud? Sõbrad, kes tavaliselt võib-olla aktiivselt suga suhtlesid, lähedased? Ma sain tegelikult aru nendest sõpradest, et ega väga raske on nagu leida õigeid sõnu, õigeid abi, aga siiski mõned sõbrad, kes mul olid, näiteks mul tuli üks sõber külla, ütles, et tead, ma annan sulle 200 eurot. Ma sain küll invaliidsustoetust või siis seda töövõime kaotust 400 eurot, aga tegelikult oli sellest abi. Et see oli ainuke vend, kes tuli tegelikult mu juurde, kes andis 200 eurot. Aga lihtsalt, kui keegi tuli külla, istus, rääkis juttu, mul näiteks üks sõber, lapsepõlve sõber kolis Saaremaale, ta tuli ikkagi külla mulle, rääkis, võib-olla ta mõtles ka, et äkki see on viimane kord, kui ta saab muga rääkida, aga ta võttis selle aja. Ja igal juhul tuleb võtta see aeg ja minna sellele inimesele külla, kes on haige. Ehk suhtuda nii, nagu sa ennem suhtusid. Suhelda samamoodi, nagu sa ennem suhtlesid. Ja. Sest tegelikult see haige vajab tuge. Et mina vajasin ka tuge lihtsalt. Ma sain ka mõne kirja, kus siis üritati mul selgeks teha, et ma olen seal minu surmapattude vili on see, siis ma isegi ei hakanud seda kirja lugema. Aga tegelikult see haige vajab tuge. Et mina otsisin Jumala pallet ja tegelikult tuleb toetada. Aga kui sul oli ravi samal ajal, kuidas sa ütled, et Jumal tervendas? See tervenemine on ikkagi küllaltki selline haruldane lugu. Et ma tean, et Eestis on aastas seda sama haigust kuskil 900 juhtumit. Ja see tähendab seda, et päevas tehakse umbes 3 operatsiooni. Et küllaltki selline liinitöö on see. Ma arvan, et see on arstidele mitte et halvas mõttes liinitöö, aga kuna seda haigust on palju, siis seda on palju, et see minu tervenemise lugu on, ütleme seal, ellujäämise protsent on soolahaiguste puhul ikkagi päris hea, aga selline tervenemise lugu on pigem haruldane ikkagi ilma operatsioonita. Et mul oli ikkagi plaaniline operatsioon, et siin ma näen küll Jumala abi, et ma pääsesin sellest operatsioonist. Jah, nii nagu sa ennem ütlesid, et sulle hakati juba, oli operatsioonipäev paika pandud. Paigas oli, jah. Et panna kotid kõhu peale sulle. Ja tehti kontroll ja sa olid täiesti terve. Tegelikult ma südames vaikselt palusin Jumal, et kui sa saad, siis lase mööda, aga ma olin valmis ka võtma vastu selle, et kottidega edasi elada. Ehk sa tegid oma eluasjad korda, tegid Jumalaga suhte korda, et kui on vaja minna, siis sa lähed.
Kui Jumal tegi ime, säästis sind sinu perele, sinu lastele, sinu kogudusele ja täna sa seisad siin. Jah. Mida sa ütled täna neile, kes on sinuga analoogses olukorras? Mul käis üks Ukraina vend, kes külas, kes on ise ajukasvaja läbi põdenud ja tal ka siis oli operatsioon minu teada ja ta ütles, tead, alanda ennast Jumala ees. Ma ütlesin, ma tean, ma olen alandanud juba. See on väga oluline, et me teame, kes võib elu anda. Jumal võib elu anda. Aga Jumal võib ka elu võtta. Ja mitte miski ei garanteeri, et mulle antakse see elu. Aga ma olen Jumalale tänulik, ma ütlesin Jumalale, kui sa annad mulle elu, siis see au kuulub kõik sinule. Igal pool, kus on võimalik sellest rääkida, ma ütlen, Jumal, see au kuulub sulle. Ja ma olen proovinud ka arstidele ikka seda öelda, kui ma arstivisiidil käin, et tänu Jumalale ma olen elus. Aga mul on ka hea meel, et arstid teevad head tööd. Sellega on väga hea lõpetada seda saadet tänu Jumalale ja oleme tänulikud ka arstidele. Ole hea, palveta palun nende inimeste eest, kes on täna selles analoogses olukorras. Et nad võiksid pöörduda Jumala poole ja saada abi. Kallis Jeesus, ma tänan, et sina oled elu andja, et sa oled mulle elu andnud ja oled mulle elupäevi pikendanud. Ja ma tänan, et ma olen terve täna, et ma olen mitmed korrad saanud arstidelt uuesti selle sama diagnoosi. Sa oled terve. Ma tänan sind selle eest. See au kuulub sulle, Jeesus, et sa oled mind ära päästnud surma valla väravate suust. Aga Jeesus, ma palun nende inimeste pärast, kes on samas olukorras nagu mina olin, kellel ei ole jõudu, võib-olla on pikali voodis juba, vaatavad seda saadet, vaatavad mind. Jeesus, ma palun, et nad tõstaksid oma pilgu sinu peale, teeksid oma asjad korda sinuga, oleksid valmis. Aga Jeesus, ma palun, et sa halastaksid nende peale, puudutaksid neid ja tervendaksid nad sisemiselt. Nende hinge täidaksid nende mõtted ja meeled Jumala sõnaga. Õnnista neid nende valudes ja vaevades. Õnnista ka televaatajaid, kes on seda saadet vaatanud, et nemad teaksid, Jeesus, sina oled eluandja, sina oled päästja. Ma tänan sind, Jeesus. Aamen. Aitäh sulle, Hannes, täna jagamast oma lugu, kuidas Jumal on sind tervendanud, tagasi toonud elule. Sa võid oma pere teenida ja kogudust teenida ja hea televaataja. Kui sina oled täna analoogses olukorras, siis nii nagu Hannes ütles, pane oma lootus Jumala peale, alandu Jumala ette ja Jumal võib teha imesid. Otsi lähedal olev kristlik kogudus, palvetage koos kristlastega ja sa näed, kuidas Jumalal on lahendus ka sinu elu jaoks. Aitäh vaatamast, kohtume järgmises saates. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meestehommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning soovid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetuse eest.